Tšau, minu nimi on Iisak, ma olen sündinud kristlikku perekonda. Ma käisin ka kirikus, aga ma ei teadnud, kui võimas võib Jumal olla minu jaoks. 2011. aastal, kui ma olin 11-aastane, hakkasin käima Exitil. Ma käisin rohkem selle sõprade pärast, mitte Jumala pärast. Ma ei teadnud Jumalat veel nii väga, kuid vanemad olid sellest mulle tihti rääkinud. Ma ei tundnud teda oma südames nii ligidasena. Kuigi ma laulsin lihtsalt kaasa seal, ei laulnud ma temale südamest. 2014 aasta hakkas mul tekkima sõbrad. Olid tüdrukud. Varemalt ma olen eriti tüdrukutega rääkinud niimoodi. Ma rääkisin otsisin suhet enda ellu, kuigi ma olin liiga noor selleks. Alguses oli esimene, temaga läks halvasti. Ei suhtlenud enam, tekkisid tülid. Siis tuli teine, 3. ja 4. läks pool aastat ja lõpuks ma ütlesin ei, sest ma sain teada, et ta ei ole õige ja et ma teen valesti, sest Jumalal on minu teised plaanid. See on vahest niimoodi, et noored hakkavad nii varakult suhtesse minema, aga tegelikult see pole õige. Eriti veel kristlased, kuna nendel peab olema Jumalaga enne suhe korras, kui suhted oma kaaslasega. 2014. aastal hakkasime käima ristimiskoolis. Sinna kutsus mind Peeter, ta on meie pastor. Väga tore inimene. Ma käisin seal iga nädal, vähemalt 2 korda või 3 korda isegi vahepeal. Läksime vahele ja tulin 7 kilomeetri kauguselt ikka rattaga, mulle meeldis sõita rattaga. Väga tore oli. Ja siis ma sain Jumalast nii palju teada, mida ma olen varem teadnud. Peeter julgustas mind olema rohkem iseseisvam, et ma oskaksin elus rääkida teistele inimestele Jumalast. Nüüd ma tean, kui võimas võib ta olla, sest ma sain ristitud. Ja see on midagi erilist, midagi võimast. Kui ma sealt veest välja tulin, mul tuli naer peale. See oli nii võimas lihtsalt. See on siuke kogemus, ma ei tea. Miljoni võit sama ajana. Siis ma sain kogeda, et Jumal ongi maailma loonud. See on ju nii reaalne tegelikult. Sellepärast, et igal teosel on ka oma autor. Nagu mingi asjagagi. Mingi asja looja on keegi ju. Ja samamoodi ka maailmal. Jumal on selle looja ja selle tunnistajaks on Jeesus Kristus, kes tuli maa peale, et öelda seda, et tema ongi seda teinud. Septembri alguses, kui algas kool, sai mu klassist keegi teada, et ma käin koguduses. See oli väga jube alguses, kuna ma kartsin, et nad hakkavad mind narrima. Ja selle põhjusel ma hull palvetasin ja nende narriks. Aga ikkagi tuli halbu sõnu, solvanguid selle kohta. Ma olin ka kurb veits selle üle, aga ma teadsin, et Jumal on hea ja temaga ma ei pea kogema midagi. Temaga on lihtsalt nii hea olla, super. Lähen igalt poolt läbi lihtsalt, sest ma varemaltki niimoodi teinud, et vaatan koer tee peale, appikene jube. Palvetan, nii hea lihtsalt, ei karda enam lihtsalt, lähen edasi. Enam ma ei põegi väga, et koolis mind osad narrivad, sest ma tean, et Jumal on minuga ja ma ei pea põdenema. Tema on ju see kõige võimsam ja tema valitseb kõige üle, et osad võivad öelda küll, et Jumalat pole olemas, aga kus on loogika, kõik piiblis on kirjutatud igal pool lihtsalt. Kurb on teada, et neil on 2 võimalust, kas võtta Jumal või põrgu, et see lihtsalt valud, kui nad teevad vale otsuse enda elus. Ise teavad, ma võin soovitada küll, et tule Jumala juurde, aga tegelikult on täiesti nende valik. Isegi nende vanemad ei otsusta selle üle. Panekski nende südamele, et teie teate, et mida te oma eluga teete, et kas rikute, tegelikult elu on nii lühike. Meil on siin ainult võib-olla mõnel 70, mõnel isegi vähem elada. Et usuks täiega, et Jumal on olemas. Mina olen oma otsuse teinud Jumala kasuks. Sa võid ise minu pealt järele vaadata seda, et kui lõbus ma kogu aeg olen. Jumal teebki nii õnnelikuks mind kogu aeg. Kui ma näen, et
kõik läheb nii hästi mul ja võib-olla hindeid on küll halbu ka, aga see mind ei mõjuta, sest ise peab ka vaeva nägema millegi nimel, sest Jumal ei saa sinu jaoks kõike tööd ära teha.